13. sajandil oleks võinud sündida Eesti riik? See küsimus kajastab unistust, mida ikka ja jälle on esitatud nii teadlaste kui ka kõigi huviliste poolt. Ning vastused on erinevad. 2 ilmasõja vahel kujunes tooni andvaks arvamus, et muinas-Eesti ühiskond seisis oma riikluse kujunemise lävel. Teiselt poolt väitis näiteks visionäär ja fantasöör Oskar Loorits, et eestlaste eriline vägivallatu soome-ugri meelelaad ei eeldanud üldse riigi kui jõumehhanismi loomist. Aga mis on kõrgkeskaegne riik? See on eelkõige ühe isiku härrus, keda kas tunnustatakse ja või kes suudab oma võimu jõuga maksma panna. Sel isikul peab olema küllaldaselt ressursse, et need maksma panna. Vara, sõjamehi, sõltlasi, prestiiži. Riikide kujunemise ajalugu Kesk-Põhja ja Ida-Euroopas kinnitab ühtlasi, et püsiva riigi loomine käis käsikäes risti usustamisega, sest riik vajab asjaajamist ja üleskirjutamist ning haridust sai tollal pakkuda vaid kirik. Kuid kas aastal 1200 oli Eestis üldse selliseid isikuid? 13. sajandi esimeste kümnendite kirjalikes allikates ei kerki Eestis esile ühtegi keskust, mille võim või mõju oleks ulatunud kogu maale. Härruste kujunemise ajalugu on alati olnud ka sõja ja vallutuste ajalugu. Kui tuua võrdluseks Leedu, kus 13. sajandil riik sündis, 1230. aastatel kerkis seal arvukate vürstide hulgas esile vürst Mindaugas. Tema võimu kindlustamine ja laiendamine tähendas kestvat sisesõda ja sellega käisid kaasas arvukad rivaalimõrvad. Leedu paganlikud valitsejad laiendasid oma võimu ka tänapäeva Valgevene kristlikule alale. Tänu sellele sai nende riigi kirja- ja halduskeeleks vanavene keel. Kas sarnane protsess oleks olnud mõeldav ka Eestis? Vastust me ei tea. Kuid võib olla üsna kindel, et see oletatav riik poleks olnud meie unistuste, vabade eestlaste, demokraatlik vana Eesti. Ehk oleks riigi loomine olnud laastavamgi ja ohvrite rohkem kui vastupanu ristisõdijatele. Millised oleksid olnud selle riigi või nende riikide piirid? Kas talupoegade olukord keskaja lõpul oleks võinud olla veel õigusetu? Nii palju küsimusi, nii vähe vastuseid.